tere! Täna räägime elemendist, mille nimi on korraga nii ilus kui ka hirmutav. Uraan. Uraan tekkis supernovades miljardeid aastaid enne päikesesüsteemi. Uraani avastas 1789. aastal saksa keemik Martin, kes nimetas selle äsja avastatud planeedi Uraani järgi. Selle radioaktiivsus avastati 1896. aastal ehk pea 100 aastat hiljem. Energiaallikas ja mõju ajaloos. See on seesama element, mille lõhustamisest sündisid esimesed atompommid ja samas see, mis tänapäeval toidab tuumajaamu ja hoiab linnades tuled põlemas. 1 kilogrammi uraani suudab anda sama palju energiat kui umbes 1,5 miljonit kilogrammi kivisütt. Aga sama jõud, mis suudab toita terve riigi, on suutnud ka hetkega hävitada terve linna. 1945. aastal visati Hiroshima peale esimene uraanil põhinev pomm nimega Little Boy. Alles mõned aastad hiljem, 1951. aastal toodeti esimest korda elektrit tuumareaktoris. Uraan ja tema füüsikalised omadused. Uraan on raskem kui enamik teisi metalle. Selle sulamistemperatuur on umbes 1132 kraadi Celsius. Uraan ei ole tegelikult haruldane metall. Seda leidub looduses rohkem kui kulda ning väikseid uraanijälgi võib leida ka Eesti graniidist. Cherenkovi sinine helendus. Uraani laguproduktide tekitatud kiired osakesed võivad vees liikuda kiiremini kui valgus vees ning selle tulemusel tekib sinakas helendus, mida nimetatakse Cherenkovi valguseks. Lisaks sellele on ka uraanil päris tähtis sõjaline kasutus. Näiteks uraani vasastatud vormi kasutatakse tankide soomuses ja soomust läbivates mürskudes, sest see on väga tihe ja suudab läbistada tugevat kaitset. Tankid, näiteks Abrahamsi lahingutank, kasutavad vasastatud uraanimürske. Uraan paneb liikuma ka tuumaallveelaevad. Need suudavad tänu oma väikestes reaktoris toimuvatele tuumareaktsioonidele sõita aastaid ilma kütust lisamata. Uraani rahulikud ja üllatavad kasutused. Lisaks on uraanil ka üllatavalt ilus pool. 19. sajandil kasutati uraani roheka helendava klaasi valmistamiseks. See klaas särab eriti ultraviolettvalguse käes. Tänapäeval koguvad mõned inimesed seda endiselt. Kuigi klaas on natukene radioaktiivne, on see riiulil hoides täiesti ohutu. Midagi päris huvitavat on ka see, et uraanil on päris tähtis roll looduses. Uraan aitab hoida maa sisemuse soojust, sest selle ja teiste radioaktiivsete elementide lagunemine toob sügavusest soojust, mis liigutab laamasid ja toidab vulkaane. Ilma uraanita oleks planeedil päris palju jahedam. Uraan on looduse salajane energialadu. See annab elektrit, liigutab allveelaevu ja tanke, helendab klaasis ning soojendab maa sisemust. See ühendab teaduse, sõjajõu ja looduse energia, tuletades meelde, kui targalt ja ettevaatlikult tuleb sellist jõudu kasutada.